Tere tulemast Tiina-Peli käsitöökanalile ja täna ma näitan, kuidas teha selliseid imeilusaid, kergeid ja suviseid kõrvarõngaid. Ja ma näitan ära samm-sammult kogu tööprotsessi. Ja isegi kui te ei taha teha järgi samasuguseid kõrvarõngaid, siis võite seda videot vaadata ja õppida, kuidas teha litritest lilli. Ja neid lilli võite tikkida pärast siis ükskõik kuhu oma kleidile, bluusile, ridikülile, ükskõik mille kaunistamiseks. Aga nüüd alustame. Kõigepealt on meil vaja vilti ja mina kasutan sellist 1 millimeetrise läbimõõduga vilti. Selline suht pehme on mul. Võib muidugi kasutada ka 1,5 millimeetrist vilti või siis 2 millimeetrise läbimõõduga vilti. Aga siin peab seda teadma, et me lõpuks paneme nagu ta kahekordselt, et ta võib liiga paksuks jääda. Või siis on see, et kõrvarõnga tagusteks kasutate mingit muud materjali, mitte vilti ja mulle meeldib vilt kõige rohkem. Ja mul on vaja kõigepealt teha siis ümmargune ring ja mina leidsin endale kodus šablooniks sellise vana kreemipurgi, kus sees hoian helmeid ja siis leidsin endale kahepoolse teibi ja nendega ma siis kavatsen joonistada kõrvarõngad siia. Ma jätan natuke siia nüüd ruumi, sellepärast et mul on väga pehme vilt ja ma ei lõika seda kõrvarõngast nagu kohe välja, muidu ma ei saa tikkida. Ja ma hakkan nüüd tikkima. Ja ma otsustasin, et esimese lille teen ma kasutades võt selliseid asju. Mul on siin üks vana vilditükk, mis on selline paksem vilt, kus peal ma hoian siis oma helmeid ja litreid. Siit on jube hea neid kätte saada nõelaga ja teiseks nad ei pane plehkusid peal. Ja mul on siis 1 sentimeetri suurused sellised huvitavad rattakesed, pronksi värvi, aga natukene peegeldavad ka roosakat ja oranžikat. Siis on mul 6 millimeetrised valged litrid, mis on kausikujulised. Ja siit seest on nad siis holograafilised, ka natuke roosat läiget. Ja samuti 6 millimeetrised roosad lamedad litrid. Neid kavatsen kasutada. Ja siis loomulikult kasutan ma seemnehelmeid. Minul on siin helmed suurusega 10, aga tõenäoliselt poest seda suurust ei saa. Valike siis number 9, mis on natuke suuremad, või number 11, mis on natukene väiksem. Ja siis ma kasutan selliseid suuremaid helmeid, mis on kuskil 3,5 millimeetrit läbimõõduga, läbi kumavad, pruunikad ja hästi põnevad värvitooniga. Nõelad on mul siin ja ma võtan siis pärlitikkimisnõela, mis on hästi peenikene ja teen ma tööd niidiga. Minu meelest on firma Nymo, spetsiaalne tikkimisniit, mis ei lähe katki ja mul on valida, eks ole, et kas ma teen siis mononiidiga või ma teen selle tikkimisniidiga. See mononiit on iseenesest nagu selline peenikene, näete, ma arvan, et ega te väga ei näe, sest on nii peenike ja läbipaistev, aga kuna ta on hästi kergesti krussi minev, siis ma seda kasutada ei taha. Et ma kasutan seda mononiiti ainult siis, kui kuidagi enam ei saa näiteks äärema pärast mononiidiga. Aga kuna see tikkimisniit välja paistma ei jää kuidagi, siis ma teen sellega. Sõlme ma siia otsa tegema ei hakka, sellepärast et see sõlm tuleb niikuinii sellest läbi ja ma teen lihtsalt paar kinnitust siia. See jääb kõik selle lille alla, see paistma kuidagi ei jää. No põhimõtteliselt on juba kinni. Selle saba lõikan ma siit ära. Ja plaanin ma alustada siis siit alt nii-öelda keskelt. Tegelikult ma märgin ära endale umbes, kus on see veerandid. Kes tahab, võib täpselt ära mõõta, et ma teen silma järgi. Kui on ütleme 6 millimeetrised sellised tavalised litrid, siis mahub ühele lillele ringi 6 litrit, aga mul on sellised suured sentimeetrised ja neid ma vaatan, et neid 6 kindlasti ei mahu. Et neid mahub 5. Ma viin nüüd selle niidi siia töö taha ja ma toon töö ette selle arvestusega, et ma pean litri keskkohast välja tooma. Et kui see liter tuleb mul siia kohta, natukene jääb üle ääre, sest on väga suur, et siis umbes siit kohast ma toon töö peale selle niidi. Nii, esimene liter on meil paigas. Ma tikin, nagu te näete, ühekordse niidiga, sellepärast, et ma tikin teist korda üle, aga esimene ühekordne niit annab mulle selle võimaluse, eriti kui ma teda tugevalt ei tõmba, et kui mul jääb natukene see lill lopergune, siis üle käies ma saan nihutada neid litrid siia või sinna poole natukene. Nüüd võtan ma siia endale seemnehelme võtan. Siis võtan ühe roosa litri. Võtan ühe selle suurema seemnehelme.
Siis tuleb mul üks valge. Kausikujuliste litritega on see, et peab mõtlema ennem ära, et kas ma tahan, et ta jääb mulle töösse niipidi või niipidi paistma. Kuna mina tahan, et see kauss jääb siia ülesse poole, siis ma võtan siit alta. Ja nüüd ma võtan veel 2 pärlit. Selline rida mul tekkis. Ja ma viin ta nüüd töö taha siit päris selle litri juurest. Nii, ma arvan, et pärast ma nihutan teda natukene allapoole. Ja nüüd ma teen teise siia kõrvale. Jätan umbes nii palju vahet siia, kui palju on pool selle litri läbimõõdust. Ja kordan. Ja panen umbes sinna, kuhu ma esimese torkasin. Natukene jätan vahet. Kolmast ma teen kolmanda siia. Nii nagu te näete, esimene lill on meil valmis. Tuli ta selline. Ja nüüd ma käin teist korda läbi ja ma tahan nüüd seda natukene siia allapoole tõmmata. See tähendab, et ma panen siit, näete, sisse nõela, aga mitte sealt, kus ta oli, vaid natukene ääre poolt rohkem ja tõmban seda, kuna ta ei ole mul väga tugevalt, siis ta annab täitsa järgi ja toon sellega natukene selle litri allapoole. Ja nüüd ma käin niidiga läbi kõik need lehed uuesti. Seda ma toon ka natuke siia poole. Nii, nüüd ta mul kindlalt siin kinni. Kes tahab, muidugi võib käia ka 3. kord läbi, aga mina seda ei tee. Selline ilus lill tekkis meil. Ma soovitan teha 2 kõrvarõngast korraga, sellepärast, et kui üks on valmis, siis väga raske on teist täpselt samasugust teha. Ja järgmiseks teen valge lille siia kohta siis. Ja ma kasutan selleks valgeid litreid. Mul on litrid praegu siin paela peal, siit ma lihtsalt võtan paela pealt neid lahti. Ja siis ma plaanin kasutada selliseid holograafilisi värvilisi. Nad on pronksi värvi, aga nad natuke rohkem tooni annavad välja. Neid kasutan. Selliseid pärleid kasutan plastmassist, sellepärast, et ma tahan, et need kõrvarõngad jääksid hästi kerged ja ma ei taha raskeid asju kasutada. Klaas on tore, aga raske. Ma võtan selle, vaatan seda ringi ja umbes siia keskele. Keskelt on nõela välja ja selle arvestusega, et sellest nõelast siis kuni siia poole peab jääma pool litri pikkus. Et kui liter on meil, eks ole, 6 millimeetrit, siis 3 millimeetrit, näete. Võtan selle valge, siis ma võtan ühe väikese seemnehelme. Siis ma võtan holograafilise. Selle holograafilise litri läbimõõt on 4 millimeetrit minul. Et lihtsalt kui te teete, siis varuge erinevaid suurusi tuleb põnevam. Siis on üks plastmass helmes. Ja siis ma panen veel ühed väiksemad, on 2 millimeetrised. Hästi tillukesed. Ja kõige lõppu panen väikese pisikese pruuni helme. Ma ei tea, kui suur see suurus on. Ma arvan, 15 on see. Selline rida tuli mul. Muidugi te võite neid ridu teha nii, nagu teile meeldib. Ja panen siis siia päris selle litri kõrvale. Ja nüüd hakkan siia ringi ratast tulema. Nii nagu te näete, teine lill on valmis ja üldiselt on niimoodi, et ta kuidagi ise lükkab niimoodi ümmarguseks nad. Ja enne kui ma nüüd teist korda läbi käin, siis ma teen sellise asja, et ma siia südameks panen veel mõned pruunid seemnehelmed. Panen 3 tükki näiteks. Ja nüüd ma käin kõik need õielehed veel üks kord läbi. Kas te teete selle keskelt äärepoole või äärepoolt keskele, sellel ei ole mitte mingisugust tähtsust. Küsimus selles muidugi, et miks ei või kohe 2-kordse niidiga teha. Ja vastus on väga lihtne, ta jääb palju kindlam, kui käia 2 korda eraldi läbi. Ja tuleb mul 3. lill. Seekord kasutan ma siis oranže värve. Ja lisaks kasutan ma nüüd läbipaistvaid valgeid litreid. Need on ka holograafilised. Ma arvan, et need on kuskil 3 millimeetrised. Ja alustan ma oranžist. Ja ma teen jällegi siis umbes siia keskele. Ja kõigepealt võtan oranži, võtan nii-öelda selge eest
Siis ma panen sellise valge holograafilise pool läbipaistva, et lihtsalt huvitavamaks, erinevaks neid teha. Ühe väikese seemnehelme, kordan sama ja võtan seemnehelmeid siia 2 tükki, see tuleb siis lõpp. Ja teen kõik 6 siia ära. Tükki on mul nüüd valmis. Ma tõenäoliselt natuke nihutan neid kuskile poole, aga nüüd siia keskele ma otsustasin panna sellise seemnehelme, roheka, südameks. Ja see on suurem number. Nii 2 korda kindlasti käin läbi sealt sellest südamest. Ja selline kena oranž lill tuli meil. Järgmisena ma kasutan nüüd päris valget ilma mingisuguse efektiga litrit. Siis siia umbes panen. Ja võtan siis valge litri, selge ees võtan, sest ma teen ääre poolt sisse. Siis võtan värvilise siia peale ja siis võtan ühe seemnehelme. Teen sellise väiksema lille. Et te võite katsetada ja proovida igasuguseid variante, nad jäävad kõik väga ilusad. Ja väga toredad. Ja see keskele panen ma talle südameks ühe suurema helme. Ja nüüd mul tuleb siia keskel üks lill teha ja kasutan oma vanu jääke, seekord siis selliseid mitte läbipaistvaid pärle. Siia tuli mul nüüd 7 kroonlehte ja teisele poole teen ma nüüd veel 3 väiksemat lillekest ja kasutan neid samu, mis ma juba teinud olen, lihtsalt teises järjekorras. Nagu te näete, lilled on mul valmis, aga mul on siin veel natukene näha tausta, et selle tausta ma katan kinni ja ma panen siis sinna lihtsalt litreid ja pärle ja siia ma kavatsen panna sellise suure ratta, aga kuna ta jääb natuke liiga palju välja, siis ma lõikan siit otsa tal ära. Siia midagi paneme. Need taustalitrid ma lükkan sinna lillede alla. Siia ma panen sellise suure rohelise pärli. Ja kui ma nüüd tahan kindlasti, et see pärl niimoodi püsti jääb külje peale ja alla ei vaju, siis ma teen sellise asja, et ma niidi viin siit, näete, jala alt nagu läbi paar korda. Ja siis viin töö taha tagasi. Ja siin saab igaüks muidugi oma fantaasiat rakendada, et vaadake, et siis värve oleks nagu võrdselt igal pool. Kui te tahate, et ta jääks niimoodi ühtlane, aga see ei pruugi nagu olla üldse eesmärk, et kõik, mis te teete, kõik jääb ilus. Minu kõrvarõngas on nüüd valmis tikitud, aga sellega ei ole kõik, sellepärast et siia ülesse tahan ma teha selle kõrvarõnga konksu liimida ja sellepärast siia ülesse ma teen veel ühe lille. Selle niidi siia taha ma lihtsalt kinnitan paari sõlmega, sellepärast et siia tuleb üleni pärast liim peale, mis ta kindlalt kinni liimib, et väga ei pea muretsema selle pärast. Ja täpselt siia ülesse teen ma siis ühe lille. Ja plaanin ma teha valge lille, valge
üks pärl, valge, siis võtaks seda väikest siit ja veel pärli. Ja ma panen siia nüüd töö taha viin siit selle sama helme juurest praktiliselt. Ja teen neid siis 6 tükki. Selline lill tuli ja siia ma kavatsen panna südame ka. Kui tundub, et midagi viltu, siis lihtsalt käige uuesti läbi ja lükkake natuke niidiga ta teise kohta. No nüüd on ta mul küll päris valmis ja ma kinnitan oma selle niidi ära. Ja nüüd mis ma teen, et ma lõikan ta välja. Ja ma katsun selle punase osa siit ära lõigata siis kõik. Aga muidugi tuleb ettevaatlik olla, et siin teisel pool neid niite läbi ei lõika. Nii, lõigatud ja keskelt samuti. Ja keskelt tavaliselt, kui ma kuskil auku lõikan, siis ma teen nii, et ma lõikan veel, keeran teist pidida. Siis ma näen täpselt, kus need niidid on ja siis ma saan natukene sealt võtta veel, kust liiga palju välja paistab. Ja nüüd on mul vaja pappi. Ja minul tuleb taas kasutus salvrätiku karp. Ja siia ma nüüd joonistan oma kõrvarõnga. Nii umbes selline ta on. Aga mitte sellisel kujul ei lõika ma teda välja, vaid ma lõikan ta mõned millimeetrid väiksemaks. Ta ei pea ka üleliia ilus olema, sest et ta on lihtsalt tuleb tugevtuseks sinna sisse. Ja ma kontrollin, ma arvan, et ma kuskilt pean veel väiksemaks lõikama, ja nüüd, kui ma enam-vähem rahul olen, nüüd ma võtan liimi. Minul on selleks B6000, on olemas mingisugused E ja F-id 6000. Ja sellega ma liimin selle papi siia vildi külge kinni. Nüüd, kui papp on siia ära liimitud, siis ma võtan jälle selle vildi ja ma lõikan taguse välja. Mulle meeldib vildist teha teda. Ja ma joonistan siis umbes siia selle kõrvarõnga jällegi. Aga nüüd ma kindlasti teen ta natukene suurema. Pärast ma lõikan ta normaalsetesse mõõtudesse, lasta algul olla natukene suurem. See ei pea olema vilt, selle võib teha ka kunstnahast või mingisugusest muust materjalist. Ja nüüd ma liimin siia ära kõrvarõnga taguse. Minul on sellised kõrvarõnga tagused. Mõtlen ausalt, ma ei mäleta, kas ma ostsin nad kuskilt Eestist või ostsin nad AliExpressist. Ei mäleta. Ja panen siia seda liimi, mis mulle väga meeldib, aga mis on väga mürgiste aurudega. Kui seda palju kasutades, kindlasti peavad aknad lahti olema. Ja ma vaatan, et see posti koht jääks siia enam-vähem keskele. Nüüd, kui ma olen selle kõrvarõnga taguse siia ära pannud, kindlasti ei maksa teda väga kõvasti suruda vastu seda alust, sellepärast, et sellisel juhul ma surun selle liimi sealt kõik välja. Et lasta olla, lihtsalt asetada õigele kohale, lasta kuivab. Ja ta kuivab siia ilusti kinni. Seda enam, et meile tuleb siia katte ka veel peale liimida. Minu kõrvarõnga tagune on nüüd pea kinni siin kuivanud. Ja nüüd mul on vaja see tagumine pool siia ka samuti kinni liimida. Aga kuna mul on siin see kõrvarõnga tagune, siis ma teen sellise asja, et ma lõikan siia sellise vahe sisse. Nii. Ja lõikan ka siia. Ja sellisel kujul ma liimin selle taguse siia taha.
kui te kasutate taolist liimi nagu mina, siis kindlasti ei maksa siia päris ääre peale seda liimi panna, sellepärast et see liim kuivab väga kõvaks ja mul on vaja hiljem siis helmeste ja tikkimisnõelaga ära tikkida, ilusaks teha. Ja lihtsalt, kui ta on väga kõvaks kuivanud, siis see nõel ei lähe läbi sealt. Ja ma saan tasapisi hakata nüüd lõikama ära seda üleliigset tagust siit. Mul ei ole liim küll täiesti ära kuivanud, aga ma vaatamata sellele ma saan hakata tegema nüüd seda äärt. Selles mõttes tänuväärne liim, et suht ruttu jääb ta paigale, kuigi tema lõplik kuivamine on 24 tundi. Aga ma saan tasapisi hakata tikkima. Ja nüüd ma kasutan läbipaistvat mononiiti. Minul on siis läbimõõduga 0,15 mm. On olemas muidugi ka läbimõõduga 0,18 ja 20 ja nii edasi, aga pärlinõelad on üldiselt sellised, et 0,18 enam ei kipu läbi minema. Ja kui ma kasutan seemnehelmeid, siis mul on tõenäoliselt vaja pärlinõelaga tikkida. Ma ei tea, kas üldse video peale midagi näeb, sest see on nii peenikene ja läbipaistev. Ja seda äärt tikin ma sellise pika pärlinõelaga, sest mul on vaja, et ta painduks. See mononiit on nüüd selline asi, et siia ei ole võimalik üldse mingit sõlme sisse ehitada. Ja mis ma teen, kuna mul see liim on siin sees veel nii-öelda kuivamata, siis ma lihtsalt viin ta siit 2 kihi vahelt läbi, sest ma tean, et hiljem ta, kui see liim ära kuivab, siis kuivab ka see mononiit sinna kinni. Ja viin mitmes kohas siis teda edasi-tagasi. See liim muidugi jääb see nõela külge, aga õnneks on selline liim, mis tuleb lihtsalt niimoodi tõmmates ilusti ära. Ja ma kasutan litreid ääre tikkimiseks, sellepärast, et see on mul 2 mm, eks ole ju. Ja litrite läbimõõt on mul 3 mm. Ja alustan ma siis siit. Litrit panen ma sellesse osasse, siia külje peale, ja mitte siia ülesse, mis kõrva vastu jääb. Ma eraldi sellest ei räägi, kuidas ma teen seda, sellepärast, et seda võib vaadata õppevideo pealt, kuidas ääristada helmestikandiga töid. Ja kindlasti 2 kihist panen läbi selle. Selline kena äär jääb. Ja kuna mononiit on täiesti nähtamatu, siis seda niiti kuskilt näha ikka ei jää. Ma olen nüüd ääristanud litritega oma kõrvarõnga ära. Ja siia ma litreid ei pane sellepärast, et liter on ikkagi suhteliselt terava äärega. Ja sellepärast selle osa, mis mul vastu kõrva läheb, selle ma ääristan ära seemnehelmestega. Aga muidu töökäik on täpselt sama. Ma olen lõpetanud nüüd küljed ära kõik ja siia sisse ma ei plaani seekord panna mingisuguseid litreid ega helmeid, vaid ma lihtsalt viin selle mononiidi sinna poole. Töö vahelt juba see liim hakkab nii palju kuivama, et ega ei ole kerge. Ja lihtsalt käin mononiidiga selle sisemise ringi läbi, õmblen nad 2 kihti omavahel kokku. Ma olen lõpetanud nüüd oma sisemise ääre üle õmblemise ja kuna ma mononiidile mingisugust sõlme sisse teha ei saa, siis ma lihtsalt ma mõned korrad siin kuskil töö sees viin teda edasi-tagasi ja mul ei ole kordagi ta kunagi lahti tulnud. Muidugi, kui ma kasutan näiteks kunstnahka või nahka, siis ma seda teha ei saa. Siis ma teen tavaliselt nii, et ma käin juba siit tikitud äärest mõnes kohast läbi ja ta ei hargne ülesse. Minu kõrvarõnga paar on siin, sellised näevad välja, tegin siis peegelpildis, nagu näete. Imekerged ja loomulikult nad on täiesti omanäolised, see tähendab, et mitte kellelgi teisel selliseid kõrvarõngaid ei ole. Ja kui läikivad te teete, see oleneb sellest, missugune on teie maitse. Sellepärast litreid on nii läikivaid kui täiesti tavalisi nii-öelda matte. Ma soovin kõigile ilusat suve. Ja loomulikult tehke endale ka mingisugused huvitavad kõrvarõngad, mida teistel ei ole. Aitäh teile ja mul oli väga meeldiv teiega koos tikkida oma kõrvarõngaid.